Tere kõigile! Seekord alustame oma episoodi. Ei ole Põlva, ei ole Tartu. Natuke minutu. Aga meie oleme Leedus. Ja meie lähme E30 Poolamiidile. Eile alustasime kahe pease ekipaažiga juba tulemist. Täna saame veel teiste autodega kokku. Ja poisid siin nüüd pesevad autosid, enne kui me teistega kokku saame. See on nüüd prees ja ta on meil. Ja meil on Tartsi Touring, kus siis mina olen kaardilugeja Sveedril. Poolamiit, täna on meil pühapäev. Poolamiit hakkab reedel. Enne seda siis käime Tšehhis. Võib-olla käime veel kuskil, et niisugune road trip. Ja siis muidugi lõppu Poola E35, mis on Euroopas just üks suurimaid minu teada, ma arvan, äkki. Ja see sats, kellega ma siin nüüd kaasa lähen, et need on siin ikka aastaid ja aastaid käinud, nii et vaatame siis, kuidas on. Mis ma tahtsin veel öelda, nii kui me teisi ootame, on see, et ega meil see eilne tulek ka murevabalt ei läinud. Siin Tartsiga tundsime natuke kärsaisu. Kõigest mõned tunnid. Pärnust, ma ei tea, kaugel me olime juba. Lätis või olime juba otsapidi Leedus. Ja siis Lätis olime Hesburgeris. Ja ära minnes auto pani käima, pool minutit käis, suri välja enam käima ei läinud. Kütsipumb aju oli täiesti ära sulanud. Jah, mul on suure probleem. Ja Matukene siin alles mõned päevad tagasi vahetas saalasid. Ja siin ta on. Ja siin me oleme. Ja siin me peaks siis teistega ka kokku saama, et minna edasi Poola. Kes see tuleb? Kes see tuleb? Lahe. Nüüd on meid 4. Õhtuks on meid 6. 7. Poldid on oma kohal või? Tunduvad küll. Kas... Väga arvutane. Kumb sul läks sisemulle või välja? Paremal silla talu oli pooleks, vaata. Jaa, aga kumbki. Tõsta üles poole või? Sa ei saa rohkem. Ei saa või? Keevitus on küll alles. Ühesõnaga meie autokene hakkas juba eile kulksuma ja nüüd on nii, et kui gaasi annab, siis kisub täiega paremale. Ja sellel just keevitati tagasilda enne siia tulekut on ju. Ja nüüd vaatame, mis see olla võiks, kui karm see asi on. See hästi. Proovi nüüd edasi, panna käsi vastu, proovi. Tee ratas keerab, jah? Jah. Proovi nüüd.
nägi tõust. Ja proovi nüüd edasi jälle. See poole. See ei tee. Teisel poolt ratast see välimine puks, õõtsapuks nagu sealt nagu keerab ratast. Gert uurib Kaunasesse tõstukit meile. Vaatame, äkki saame tõstukile. No nii, jõudsime Leedus siis garaaži. Saame tõstukile. Kas on midagi eluohtlikku või ei? No siin me oleme, nii et elus me veel oleme, aga vaatame, kas jõuame Poola välja. Siin on veel mingid asjad peidus. Tšeen. Praegu sõites oli ka ikka või? Jaa. Okei. Is push it. Esimene kukse. I think you need to tie the top. See võib olla lahti. Lahti, jah? On lahti, jah? Näe, koormus oli peal, sa ei näinud seda. Ei, sa ei saa. Ei andnud lõtku teada. Ühesõnaga, õõtsa puksi poolt lahti. Saab korda. Sama 34. Eelmine aasta oli siuke. Kus te nägite seda? Lätis käisime. Davai. Auto on katki. Saab korda või? Kolt kinni ongi korras. Seega tihi fiks. Nice. Gert võtsid sealt juurde üles. Ühesõnaga, siin on mingi kontroll. See on juhe järgi. Seal on telgikene. Onu vaatab pabereid. Sul on autodokid kaasas ikka või? Pole kindel. Juba hästi. Üleotsa tegin, siis ta on kõik autos olnud. Ühesõnaga, lihtsalt vaatasid üle. Ja nice car ka. Nice car ka. Sellepärast, et tahtsidki näha meid. Autosi vaadata hoopis, mitte topu veeta. Need vaatas nii korraks, et topu neist. Ta isegi, ma ei tea, kas ta isegi üritas lugeda sealt midagi väga mitte vist nagu. Nüüd me oleme Poolas.
me nüüd oleme hotellis. Varasemad juba kohal. Ja tänase öö oleme siis siin. Ja siit lähme homme Tšehhi edasi, nii et... kuule, see oli juba tugevalt 4 minutit tagasi, mis arvab, mäletan enam. Oli, ühesõnaga meil on teise päeva hommik või? Kolmas. Teine, põhimõtteliselt teine. 2 ööd on magatud. Aitäh! Ja me hakkame poolest liikuma Tšehhi poole. Ehk siis 600 kilti sõitu 3. päeva. Ja pidime minema Tšehhis ühte muuseumisse, Tatra muuseumisse, aga kuna on esmaspäev, siis muuseum on kinni. Nii et vaatame siis, mis tegevusi me tänaseks leiame. Et hetkel meil on mustade numbritega värskete mustade numbritega USA Cabrio, Dacia Taura. Siis meil on seal üks kerdikese Pre Coupé, matukese Pre Sedan, kontrollime õlitasemeid. Siin natuke paanika ja aanikat olnud, aga ilma asjata. Siis on meil üks 34 kambas. Ja siis on meil üks selline vahva isend. Meil on veel vahvam käru. Ja võt selle kambaga me siis nüüd täna suundamegi Tšehhi. Ühesõnaga jõudsime väiksesse peatusesse ja meil on karter katki. Kertil on siin mingi kohalik sõber. Saame vist 20 kildi kaugusel garaaži. 40 kilti. Me peaksime minema sinna ja on seal. Aga parem minna sinna kui mitte kuhugi. Seda lükkub. Ühesõnaga meie nüüd lähme Tartsi käis ära. Garaaž on 380 kilomeetrit. Üritame siis õlli peale valada vahepeal ja loota parimat. Jõuame kohale. Teised tulevad omas tempos. Karm võta, kas taipes või niikuinii selle tšeki peatustada? Meie tegime vahepeal tanklapeatuse ja vaatasime, et õli on normis. Ja nüüd mingi valemiga me jõudsime teise tee pealt teistele järgi. Ja nüüd sõidame koos nendega ikkagi Tšehhi ära. Veits on minna. Õnneks sõidu ajal justkui nagu ei tegi. Ootame võrendusest midagi.
sead. Miks Matut andis võtta? Jah, väga. Keegi peab maksma ka. Ta köistel tulla. Poodi õlle järgi minek. Ivo. Mis ma ütlesin teile? Vaata õhumehine, karterid pooleks. Läks kuumaks see polt. Näpu all. Me võiks ju näidata. Jalgratusolugiga kabrio. But good that the Tatra Museum is closed because No Gert, kus me oleme? Tšehhis Palju me sõitsime siia täna? 470 vist oli. Ja palju meil siit veel minna on? Tund aega, kilomeetreid ja. Ja kelle juures me siin täna oleme? Me oleme E30 kokkutulekul Poolas saanud sõbraks nii-öelda Tšehhi klubi liikmega Eerikuga ja tal on siin garaaž. Kuna Tarts suutis enda karteri ära lõhkuda, teine probleem meie reisi jooksul, siis Eerik pakkus abi ja tulime siia ja vaatame, mis saab korda või saab. Kas Eerik tuleb ise ka E30 miidile või? Jah, tema hakkab neljapäeva hommikul sinna minema. Võtab oma koduõlle kaasa, mis ta on teinud ja... Kas sa räägid sellest autost ka või? Sellest või? Jah, miks see siin on? See on Ivo auto ja Ivo pani ka hüppeid kusagil, nii et summuti kukkus alt ära osaliselt. Siis ta tuli seda siia keevitama, et ta oli natuke enne meid kohal. Ja nüüd liitub meiega ju? Jah. Siis oleks juba fixed, mitte nii. No vaata, siin on need. Või siis on see pikku pidi, või on see mingi... Ikka jah, tükk on lahti sealt peal. See on kahepoolne sulle. Ja siin võib olla Kahe komponente tähendab, jah? See on see tükk on sulle. Poisid pani need üle simuri. Ja siis näeb keramiline metall sinna uuesti peale. Ja loodame parimat. Poisid üritavad nüüd seda karteri kaitset tugevdada. Yeah, maybe over. Keevitab sinna. It's better when you take like soft paper and just rub over it also. Okay. Life hacks. Tolmuimeja oma tema ei teadnud. Nüüd ta teab. Ära istu. It is warm. Very burning. Ja kõigest 3 tundi hiljem saab pilli uuesti käima panna.
inimesed on juba ootamises suht läbi. aga mis sa teed? Peame me elu. Vanalinnas, kuskil Tšehhi linnas, vanalinnas. Vaatame, mis homne päev toob. Täna siis uus päev, uued seiklused ja täna siis me lähme Koobastesse. Loodame saada täna ilma suuremate tehniliste viperusteta ja natuke loodust ka nautida. Usaldusringi nüüd. Nagu Fleet Fokersit. Ma räägin siin poolt. Ühesõnaga, me lähme praegu sinna Koopasse. Seal on, seda juba räägin. Aga peale seda Koobast me tahtsime minna nagu ülesse poole sinna keskele, siin on alla 2 tunni sõitu seal suht paljud arvasid, et see võiks lahe koht olla, on siuke, seal on nagu eelmine... Mina arvasin küll jah. Ei, nagu Kaisa rääkis sellest jah. Mina ja... Lipsilla asjast. Mina kindlasti. Ei rääkinud, Ma võin rääkida, sest ma võiks minna küll. Ühesõnaga, probleem on selles, et seal on nagu hästi pikk Lipsild, siis on seal hästi kõrge vaatetorn. Ja siis, aga selle pilet on 50 €. Per kärss või? Per kärss. No lastel on odavam, aga seal on nagu selle pileti hinna siis on see, et sa saad tõstukiga minna ülesse, siis sa saad käia seal Ripsilla peal ja siis sa saad selle vaatetorni peal käia. Ma võin kodulehe saata, et te võite natuke mõelda, aga ta tundub nagu süttaks lahe, lihtsalt on natuke kallis. Ta samas me oleme kõik kaugele tundima ja... Ma mõtlen ka, seal saab pärast nagu mingi 4 € eest, vist vähemalt mul tundus, et see oli see hind. Saab sealt sellega alla lasta ka sellega, mis me eelmine aasta lasime sealt mägedest alla. Mõelge seedigi seda soolakani ja siis kui sobib... Koopani. Või Koopani või mis iganes. Ja siis ostame äkki netist seal koha peal, ostame piletid ära. Suundume Koobastesse, mis asuvad Tšehhis siin kohas ja need ongi siis need koopad ja siin on vajalik paadituur, kell on meil praegu 10:30 ja paadituur hakkab 10:30, nii et me nüüd lähme kundame siin ringi nii kaua, kuni me paati saame ja Koobastesse vaatame, mis siin loodus meile pakub. Poeteerud, suveniirid. Aga mis puu see oli? See on ikkagi meil siin pärnapuu. Tõsta jalgu. Kohalik pärnapuu ja lembapuud ja puusapuu. Ei vaata taha või? Aga ma tahaks sulult näha, mis inimeste näod on. Aga siis kui taha vaatame, kohe vaatame. Need Siis koped või? poolt ära.
ahah, okei. Kas te kuulsite, Sandra teeb meile siin loengut, et mis puud meil siin kasvavad? Me raha küll sulle juurde jääda selle eest. Mis ma tegin siis? Esinem mingi hetk ma teen. Tulime sealt tulevalt nüüd sinkapanka alla. Keegi alla ei kukkunud. Kõik elus terved. Ja otsime koovast, kust peaks hakkama paadituur. Need õnnesiired. Jah. Kodujuustu paki suurune. Õuna suurune. Jou! Mis sa räägid? Et siin pidi ka iga aasta üks kondel alla kukkuma, aga see aasta veel ei ole kukkunud. Tegelikult seda nalja räägib mul vanase Sigulda kohta. Tead, kui tuleb minna? Nüüd me oleme juba Koopas. Ärge Karel ära peale ära löö. Kedagi pole näha. Ongi kitsas Koop. Nii võtan jopu ka veel. Järgmine. Lükkasid jalga jätnud. Ta pole veel ühtegi sõna meiega rääkinud juttu. Muta peal on. Mõtle seda, kui ta päev otsa räägib, ega ta ei viitsigi niisama siit järgi teha. Mis äge. Oled nüüd mingisse mõtluse kohta. Kõigile vastuseid. Let me welcome you in the Meridian cast, one of the most popular cast areas in Europe. For its unique character, the area became a natural reserve in 1956. Siin on oma viiendikust lõpusen. Ühesõnaga need koopad on vorminud maa-alune jõgi. Ja nüüd me oleme selles kuivas osas praegu ja suundume sinna, kus see jõgi veel voolab. Ja sinna saabki ainult paadiga. Jah. Siia plönni. Seda sain ka, et kui need sarved ülevalt talvest tulevad, siis need mingid saab kokku. It came into existence long ago when ceilings dividing several floors of the cave broke and fell down. The original sculpted decoration of the space was buried under the mighty stones of the fallen ceilings. Tables in the bottom part of the space, with the years 1917 and 1938 written on them, mark the highest surface levels of the Punkra River during floods of those years. The other part of the cave leads into a stalagmite corridor, a pathway to the Black Cave. See läks vangi, ma arvan. Seakõrv, jah? Excuse me, thank you. Paprikiga võiks ära. Oh my god. Just continue. I will turn it off. No problem. But it is cool. Issand jumal. Täitsa kott pime. Külamas läks.
kes häält hakkas tegema? mina. enam ei seda. Oh my god. Oh my god. Siuke au saal. Mõtlen tema. Oh my god. Kiibel lahti. Oh my god. Oh my god. Sellest küll hea pikniku teha. Matuka Abyss. Measured from the surface of Bottom Lake, the abyss is 138.4 meters deep. Ai, ta tuleb eest. see asi, kus vaat ootab. Pea. Ta ikka väga lähedalt läks sealt. Näed, siit tuleb just need veed alla. Äge must kivi. See on nii pime. Kalad on vaja. See on päris värvikene mustik. Teadus selle keerutamise pärast sul sobab seda. Nüüd on mingi sügav koht maanis. Me tulime kaupast välja. Olemegi väljas. Ja mõtlesin, siin oleks mingi väike nire ilmselt. Thank you. Siin on lihtsalt siin küljes see, et kõik on madal. No vaata, mis nire tegelikult on. Umbes selline nire jooksebki. Ja nüüd siis püüame selle kondliga üles minna, sest tegelikult meil on kiire järgmisesse asukohta. Ah? Ma olen seda sama tiketit vaja kasutada. Ei, siin on vaja uus osta. Ehk siis, et saaks võimalikult kiiresti üles ja kiiresti teele. Ja jõuaks täna ka mujal käia. Keegi ei taha Sandra lepita. Kare, lepita nüüd. Ole hea laps, lepita nüüd. Ma võtaks seda arvast. Jah, Ma juba sain südari. No hea, tuksega ei saanud praegu. No pane, siis saad esimene, kes välja kukub päeva. Järgmine peatus. Tondi. Aga miks neil seda klaaspõhja ei võiks olla näiteks? Et sa saaks väriseda terve tee või? Kolme peal hüppame. Kolme peal hüppame. Ei.
aga autot parkisime sinna alla. Mäest oleme pärast jõukeste asjadega alla. aga selleks, et sinna sillale saada, vabandust, hingeldame kõik, siis peame kilomeetri mäkke kõndima. Ja netiandmetel see on 6 lahti, kella 5. Poisid siin juba maadlevad. Vaatame. Ivo, sa juba kaotad! Tempo, tempo, tempo! Kus see finiš? Sa võid. Sa võid. Mööda mäge. Läheb ka rada. Ja nendega peaksime saama siis üles. Siin peab lihtsalt peale istuma või? Kuidas see töötab? How does it work? Tõmmage midagi ette ka palun, jah? Taskutes kukub kõik välja. Jah, taskut tühjaks. Telefonid kohe välja. Rongiga raudse ülesõit praegu. Rongi ülesõit, jah. Mõtlen ka, jah. Võt teisi pool täpselt sama suur mägi. Võib-olla on väiksem, võib-olla on suurem. Võtke asjad kaasa! Oi. Ühesõnaga siit lähevad siis need ratturid alla. Vaatame, siis käib üldse. Siin on pilt. Sky Bridge. Äkki see kuskilt on? On veel. Pilvi või? Pilvi, jah. Teed pilvi mägedesse. Pilvite kõrgusel. Ave Maria. Oleme nüüd põhimõtteliselt silla, pole isegi veerandi peal. Aga me avastasime, et selliseks ilusale vaatele teeb sportiga siin üks kõielkõndja. Siin on üks kõielkõndja ees meil. Pakib varustust. Pole midagi teha, kuradi esmaspäeva õhtu. Või mis päev täna, teisipäeva? Teisipäeva. Pole sittagi tarka teha, lähen kõnnin üle, ma ei tea. Kilomeetri kõik, jah. Kuskil kilomeetri kõrgel veel. Oot. Samal ajal seal remonditakse silda. Ei, kontra peaks tegelikult toidma. Jesus Kristus. Siin on lased pullu. Jah. Jah, ära karda, mõned on kinni. Nad tegid lahti just need. Aga tegelikult tegema meeldib. No palju need olid. Siin on lahti jäänud. Kõik padrunid siit alla on kukkunud. 1-5. Või meil on noor ja tugev isek ka.
me nüüd ütlesime silla. Ja läbi saab niisama. Me võtame seda hullukest. Ja mõtleme, et siis tuleb tagasi minna. Ei usu millegi pärast. See org on vahel küll. See org nussib ära, et ei saa rada siin kuha eest. Nad saavad teha, kui tahavad, aga. Ja nüüd on siis see hetk, kus ma peaks kogu kambaga nendega minema. Nendega või? Jah. Mis saab? Ja veel saab. Veel saab siit korviga. Umbes. Üle köögiga saab. No nii, esimene. Traksid peale. See lenki jalgi vahele talle või? Jah, mine. See ei olnud tuleb praegu teile vahel. Järgmine. Me oleme siis Estriga koos. Ester pidurdab. Mina roolin ja filmin. Vaatame, mis saab siis. Meelis praegu mõtleb, et kuhu kurat ma ennast seganud olen. on nagu varianti ka, lihtsalt osteti pileti ja öeldi, et mine. No ma proovin. Noh, ära karda siis. Proovin mitte karta. Kas asi filmib ikka või? Palju sa... Punane tuli põleb. Palju sa kaalud? Mina 85, ei 83 olen. Davai, anna talda. Saame katsetada. What the fuck? Ave Maria. Appi, siin peab ikka kinni hoidma ennast. ma ei ole kasvõi kinni. Aga kas me peame praegu hoidma neid alla? No praegu ma ei tea. Selgub liu käigus. Kohe saab proovida. Nüüd said lindid läbi, nüüd proovi pidurdada korra. Jah, töötab või? Oota! Mina saan! Ma lükkan hoogu juurde! Oh my god! Ma pidurdama pean üldse. See on roisk. Ütle, kui ma pidurdan. Oh my god! Sul on mingi üle ära. Oh my god! Mu pisarad voolavad. Ui, bliin! Nüüd võib hoogu juurde anda. Pidur! Oh my god. Ma saan su kättega veel! Korvit loksub ju. Oh my god. Meil saab pisad tuli silmast välja. Sama. Õnneks keegi järgi ei tule. Oh my god. Me oleme nii kiired. Nii kiired üle valli ära lihtsalt. Vaadake lootust. Siin on mingi jõhkram Kalle. Jesus Christus. Aga sa oskad väga hästi pidurdada, peaks räägima. Poolest ajast ma ei näe, kuhu ma sõidangi.
mingi elu pikim, mingi Ameerika väelis. Me oleme juba 5 minutit alla tulnud nagu. Oh my god. Ma tean, puus krampi. Et lendab. Ei, siin jumala lahe. Juba läbi. Kõigest 6 minutit. Nii. Ongi lõpptähtis. Ja poisid ei jõudnudki järgi meile. Mina pidurdasin. Joo. Teil on juuksed ägedad, soeg on ilus. Saad aru? Jah. Saad aru, Karel oli uima sees ju. Ei uima. Ja see hakkab ju pidurdama, kui teisele järgi hakkad jõudma. Hakkab või? No kuidas oli? Oli jah? Tahaks veel minna, on ju? Punane pusa tuleb siit üle. Ühesõnaga, meil on nüüd hotelli kiire, sest et see Gert jookseb. Me pidime ees ära minema. Hotelli on kiire. Öeldi, et 8-ni saab, kell on 7 ja siit sõidab tund 40 sinna, nii et me tulime mäest enne alla. Ja Gert ütles, et ta nüüd jookseb. Me ootame. Gert ja Sandra tulevad. Käib küll, jah. Ühesõnaga, me peaks siis 40 minutit tagasi sõitma. Sest muidu hotelli ei saa, aga loodame parimat. Sõitsime siis 80 kildi peale peaaegu 20 minutit maha ja saime hotellitoad kätte ja lähme sööma, kui kõik jõuavad. Praegu hetkel on 3 autost kohal ehk siis 4 on veel teel. Pakime ja sööme ja hängime ja ma arvan, et kohtume järgmises episoodis.